Kahtlemata tõsi on ju see, et me tegelikult kõik tahame tunda ennast hästi, püsida heas vormis, olla tervislikud, olla nende lähedaste kallitega, kellega võimalus koos on olla, aega veeta. Aga millegipärast on nii, et väga paljud terviseprobleemid meie ümber on üha enam muutumas tavaliseks. Ja see, et nad on tavalised, tahaks öelda, ei tähenda ju sugugi seda, et see on normaalne. Ja pigem oleks ehk aeg vaadata natukene sügavamale, uurida lähemalt, miks see tegelikult nii on. Ja põhjust ei ole vaja otsida kaugelt, sellepärast et see, kus me kunagi oleme inimestena nii-öelda evolutsiooniliselt arenenud, see tegelikult on hoopis midagi muud kui see, kus me elame täna. Ehk siis me toitusime varem oluliselt looduslähedasemalt, kasvatasime toitu ise, tuli toit kodu lähedalt nii-öelda farmerilt, tuli maalt vanaema juurest, käisime ise peenarde vahel rohimas ja nii edasi, et paljud teevad seda täna ka. Aga kui me vaatame nii-öelda linnade mastaabis, kui me vaatame maailma mastaabis, siis tegelikult on ikkagi, oleme läinud sellest kaugele, ehk siis toit oli täisvitamiine, fütotoitaineid, mikrotoitaineid, mikromineraalaineid ja nii edasi. Aga tänaseks oleme me jõudnud pigem sellisesse ultratöödeldud toidumaailma. Heivi ise on Hispaanias praegu ju, et seesama kasvuhoonete pilt, mis siin teise pildi peal tegelikult on ka nii-öelda Hispaania kurgitomati ja nii edasi kasvatuse nii-öelda panoraam, võiks öelda. Ja sa saad seda ise ka tegelikult vaadata täiesti, võtta Google Maps lahti, satelliit view, zoom'i sinna Hispaania allossa kuskile ja tegelikult selliseid kasvuhoonealasid tuleb päris palju välja. Et kas nüüd see toit, mis sellisest polükarbonaadist mikroplastiku keskusest tuleb, et kas see nüüd on just sinu kehale nii-öelda see kõige parem? On ilmselt küsimusi, et kas ta ikka pakub nii palju toitaineid. Ja teine teema on see, et tegemist on sageli meil toidulaual ikkagi sellise ultratöödeldud toiduga. Mida tähendab ultratöödeldud toit? See tähendab seda, et palju kasutatakse toidude valmistamisel isolaate, mis on põhitoiduainest on võetud välja mingisugune osa ja isolaat on näiteks ka taimeõli ja isolaadid on näiteks erinevad valgupulbrid. Isolaadid on, ma ei teagi, mida kõike siia alla võiks tuua nagu nii-öelda, on ju. Räägime lihtsalt ultratöödeldud toidud, kõiksvõimalikud sellised pihvilised, mida palju pakutakse, et kus sa ei saa enam aru, milline oli selle toidu nagu nii-öelda selline loomupärane või toitaine selline struktuur, kuju ja nii edasi. Kõik see on tegelikult ultratöödeldud. Mis selle toidu nii-öelda suur probleem on ikkagi see, et ta ei sisalda nii palju toitaineid. Selline töödeldud toit kipub vajama midagi, mis teda aitaks säilitada. Ehk siis on palju lisaaineid. Ühe lisaainena kasutatakse ka suhkurt tegelikult, et miks on see, et väga paljudes toitainetes on nii-öelda toitudes või valmistoitudes on täna suhkurt, on see, et suhkur säilitab. Kuidas me muidu vanasti neid keediseid ikka tegime, on ju, ja nii edasi või tehti, et suhkur aitas säilitada. Palju on üleliigseid kaloreid ehk siis toitaineid, mis päriselt annaks kehale väärtust, looks sinu kehale nii-öelda mõnusat kütust, seda on vähe. Vähe on kiudaineid, vähe tarvitatakse üldse. Tegelikult vähe tarvitatakse köögivilju, aedvilju, mis on võib-olla kõige kiudainerikkamad. Süüakse küll palju teravilju ja selle all justkui öeldakse, et teraviljad on head kiudaineallikad, aga millegipärast armastatakse rohkem neid saialisi ehk siis gluteeni, mis täna on või tänaseks on nii ülearetatud, et ta sugugi enam ei ole sõbralik meie soolestikule. Ja suureks probleemiks on tegelikult selline asendamatute toitainete tasakaal ehk siis põletikku tekitavate ja põletikuvastaste oomega-rasvhapete tasakaal ja need on miski, mida me peame saama toidust ja kui toidulaud on küllastunud, just nimelt küllastunud rasvadest,
sellistest masstoodanguga toodetud toitaine vaesest toidust, ära kooritud toidust, nagu need nelivalged nii-öelda on valged jahud, on ju, valge sool, valge suhkur ja nii edasi. See toit ei ole see, mida meie keha tegelikult tahaks öelda raku tasandil vajab. Ja tegelikult me siia raku tasandile selle tervise teemaga peamegi minema, sellepärast et üldpildist võid ju aru saada, aga täna selgitan ma sulle väga-väga detailselt lahti selle, mida tegelikult raku tasandil ainevahetus meie füüsilise heaolu jaoks tähendab, et sa saaksid sellest rollist aru, kuivõrd me tegelikult peame sellise toitainete tasakaaluga oma igapäevaelus arvestama ja mida see kõik võib mõjutada, on ju. Räägime siis omega-6 ja 3 tasakaalust. Nagu ma ütlesin, et tegemist on asendamatute rasvhapetega. See tähendab seda, et keha ei tooda ise. Nad on asendamatud, me peame neid saama toiduga. Ja kui me tuleme ajalooliselt nii-öelda siis sellisest ajast, kus meie raku tasandil DNA ütleb, et nende rasvade tasakaal kehas peaks olema 1:1 või rakus. Ütleme siis, oleme täpsemad või rakumembraanis, kui me oleme veel täpsemad. Teaduslikud uuringud lubavad, et tasakaal võib olla veel kuni 3:1 ehk siis neid põletikku tekitavaid asendamatuid rasvhappeid võib olla 3 korda rohkem ja põletiku vastast ehk siis seda omega-3 võib olla kuni 1 osa. 60-ndatel, kui hakkas toimuma selline see tööstuslik areng, siis toimus murdeline koht, kus reaalselt siis nende põletikku tekitavate rasvhapete tasakaal hakkas minema kogu aeg ülesmäge ja on jõudnud sinna 15:1. Öeldakse, et nüüd järgmiste kümnendike ta peaks olema keskmiselt võib-olla isegi on juba 25:1. Ameerikas keskmine testi tulemus, mida analüüsitakse asendamatuid rasvhappeid, näitabki, et on juba tasakaalupunkt üle 20. See tähendabki seda, et sul on kehas raku tasandil põletikku 20 korda rohkem, kui seal peaks olema ja see on väga tõsine näitaja. See on üks põletiku selline marker, mida võib-olla perearsti juures veel ei analüüsita, aga teaduslike uuringute alusel toob see üha enam nii-öelda, tuuakse seda nagu välja, et sellele peaks tähelepanu pöörama ja ma tegelikult selgitan sulle ka täna, miks seda nii-öelda teaduslike uuringute poolt siis nii väga välja rõhutatakse. Kui ma selle nii-öelda kokku võtan alustuseks, mida ta mõjutab, siis ta tegelikult mõjutab raku ainevahetust. Ja ongi kõik, punkt. Ehk siis seda, kuidas sinu poolt tarbitava toidu, seeditava toidu nii-öelda omastamisele määratud toitained reaalselt ka rakkudesse kasutusse jõuavad. Toitained võivad jõuda verre, olla vereanalüüsidega ka täiesti okei. Ehk siis, et on justkui rauatase normaalne, on justkui tsingitase ja nii edasi, mis iganes analüüse perearsti juures ka on võimalik teha ja tänapäeval seda erameditsiinis ka erinevate analüüside tegemist ju väga-väga nii-öelda nagu soovitatakse, hoida endal pilk peal. Synlab, Confido ja nii edasi, kes neid eraanalüüsi ettevõtted on ka. Ja need tegelikult ju kasvavad meeletu kiirusega, ehk siis inimesed justkui teadvustavad, et tervis on hästi oluline. Enda heaolu eest tuleb ise vastutus võtta, tuleb ise kontrollida. Või siis on teine asi, on, et perearsti juurde ei pääse. On ju, et seal võib teine pool ka olla, et sõltub, kuidas keegi seda näeb, on ju. Ja kui üks asi on see, et toitained, mis on siis verre jõudnud läbi seedimise, on ju, nad peavad jõudma raku sisse, siis kui asendamatuid rasvhappeid, nad on suur osa rakumembraani koostisest, ehk siis selle rakuseina, kust peavad ained sisse pääsema, ehk siis sisuliselt on nad nagu uksed, võiks öelda. Ja kui need uksed ei liigu õlitatult, ehk siis on kokku kuivanud, ei ole nii palju seda pehmemat omega-3 rasvhappeid rakumembraanis, siis tegelikult ei pääse toitained õigesti sisse ja jääkained ehk siis selline loomulik detoks samuti ei toimu. Ja see kõik mõjutab rakkude funktsionaalsust ja uuenemist. Vaatame lähemalt natuke, millised funktsioonid siis kehast tegelikult sõltuvad raku ainevahetusest. Üks asi ongi need vitamiinid, mineraalained, hapnik, vesi on ju, jääkained rakust välja, head asjad sisse. See on ülioluline funktsionaalsus, sellepärast et raku energiatase
Ehk siis see, kuidas sa nagu sõna otseses mõttes jõuad aineid omastada, kuidas sa jõuad üldse midagi teha, selline energiatootlikust, energiatootmise ma toon veel eraldi täiesti välja, kõik see võib nagu aeglustuda. Et ei ole nagu sisuliselt poolt kasu sellest, mida sa püüad võib-olla tarvitada, häid toitusid. Poole nagu nii-öelda kasutegur sellest jääb saamata. Rakkude kommunikatsioon. Rakkude kommunikatsioon on selline eriline. Ehk siis raku seinal, siin on siin nii-öelda justkui visuaalselt on sul väike selline rakuseina taust, tegelikult on siin erinevad sellised retseptorid. Ja need on nagu sellised majakad, võiks öelda. Nad edastavad signaale siis erinevate organite, erinevate selliste sõnumisaatjate, nagu seda on hormoonid. Hormoonid on sõnumisaatjad või signaliseerijad kehal erinevate organite vahel. Neurotransmitterid, mis on seotud sinu vaimse heaoluga ja selliste erinevate füsioloogiliste protsesside vahel toimuvad siis sellised sõnumite saatmised. Ja selleks, et need signaalid liiguksid omavahel nii närvisüsteemi, hormonaalse kui immuunsüsteemi heaks, on oluline, et oleks see raku ainevahetus piisavalt aktiivne. Immuunsüsteem on sellega seotud. Ehk siis rakumembraani abil tegelikult läbi nendega retseptorite läbi selliste erinevate tuvastusmehhanismidega immuunsüsteemi rakud siis saavad märgata, signaliseerida jällegi omakorda, mis kehas toimub, millised on need võimalikud patogeenid, keha nii-öelda kehasse jõudnud pahalased, millega oleks vaja tegeleda ja siis otsustada, et milline on see reaktsioon meie poolt. Hea näide siin on tegelikult ka selliste patoloogiliste reaktsioonide koha pealt erinevad nahaprobleemid, kuigi naha nii-öelda funktsiooni pealt on siin veel eraldi rollid juures, aga kui on tegemist soolestikuprobleemidega, kui on ärritunud soolestikufoon, lekkiv soolestikufoon, siis tegelikult lekivad toidu kaudu meil erinevad patogeenid ka soolestiku kaudu vereringesse, ka need jõuavad kuskile rakkudeni ja seal toimuvad siis ka selle immuunsüsteemi reageerimise, kus löövad välja erinevad punetuste foonid, nahaprobleemi foonid. Et see on selline huvitav nagu nähtus, kuidas keha reageerib üle, kui tegelikult näiteks on soolestik haige, aga see väljendub nagu absoluutselt kogu keha peal. Ehk siis toob endaga kaasa suuremaid põletikulisi probleeme. Hormonaalne tasakaal, hormoonide tootmine, hormoonide regulatsioon ehk siis rakumembraanid on seotud ka steroidhormoonide tootmisega, on seotud sinu sisuliselt sellise keskkonna tajumisega ka, et kui me räägime stressitaluvusest, et mis see stress on. Stress on miski, mis annab sulle see on nagu sinu reageering, sinu või selline füüsiline reageering mingisugustele keskkonna või sind ümbritsevatele mõjuritele. Et see, kuidas sa reageerid, on see üks vallandumine, osa sellest on nagu see stressihormooni tase sõltub, on ju. Ehk siis kuidas sina reageerid sellele, mis su ümber toimub ka. Ehk siis see on oluline. Energia. Energia on üks tänapäeva inimeste jaoks ilmselt üks olulisemaidki aspekte. Sellepärast, et energia on väsimus või siis jõud, jaks, vägi, vääkus, heas mõttes nii-öelda heas kohas olemine, on ju. Et see on miski, mis niipidi vajab nagu toimivat raku ainevahetust, on ju. Ehk siis see sinu elujõud, see tahtmine liikuda, tahtmine teha midagi, tahtmine toimetada millegiga, füüsiline treening, sealt taastumised, asjad, et mine räägi sportlastega mitokondritest ja siis nad räägivad suga kohe kõik, mis vaja teha on ju. Et see raku energia on ülioluline, sellepärast et see on see, millega sa päevast päeva toimetad. Ja energia tootmine, energia nagu saamine näiteks toidust ka, see tegelikult on ääretult keeruline protsess, et seda isegi ei ole võimalik nagu 3 sõnaga rääkida, isegi kui ma tahaksin või isegi kui ma nii-öelda peensüümaatiliste ja mis iganes protsessideni välja nagu võib-olla isegi nagu tahaks osata, siis see ainevahetuslik pool on nagu ülioluline. Närvisüsteemi ja ajufunktsioonid, et kui rakumembraanist rääkisin üleüldiselt ja ainevahetusest, siis kuidas need oomegad
on seotud ajuga ja närvisüsteemiga, siis eelkõige omegatest just see DH on seotud kõigega, mis on seotud vaimse heaoluga. Ülioluline noortel, ülioluline lastel, ülioluline vanemaealistel on ju, kus see vanemaealise piir jookseb, oleks ka nagu hea küsimus. Et kas hakata sellele tähelepanu pöörama siis, kui oled juba vanemaealine, pööramata tähelepanu sellele, kuidas sa kogu oma aktiivse eluea siis oled. Ehk siis tegelikult me kõik vajame seda, tahaks öelda nagu vaimset võimekust, vaimset jõudu, kiiresti uute teadmiste omandamist, räägime elukestvast õppest, kogu aeg peaks just uusi teadmisi omandama. Räägime keskendumisest, räägime tööülesannete täitmisel, kas või iseenda nii-öelda fokusseerimisest, on ju. Noortel täna väga palju keskendumishäireid, väga palju tähelepanuhäireid ja nii edasi, on ju. ATH-st räägitakse siin ja seal ja kolmanda nurga peal ka. Et ehk on seal taga hoopis midagi toitainelist, on ju. Et see ei pruugi olla nüüd justkui nagu selline võluvits, maagiline selline nupukene, mis kõik korda teeb, aga kui on teada, et see tegelikult on niivõrd oluliste mõjudega, siis tasuks seda arvesse võtta. Ehk on mingisugune võti siin. Südame-veresoonkonna tervis. Eestis on pooled surmadest seotud täna südame-veresoonkonna haigustega. Pooled. Igal aastal üle 80 000 uue südame-veresoonkonna juhtumi. Palju meil inimesi on Eestis? 1,5 miljonit või 1,3 või 1,2 või? Ehk siis tekib küsimus, et kust need inimesed tulevad nagu, et nii palju neid juhtumeid on. Et see on nagu huvitav, et nüüd ma peale siia vaatan siis ma mõtlen huvitav, kas see number on nagu adekvaatne. 80 000 uus südame-veresoonkonna haiguse juhtumi. Selles mõttes need on erinevad. Samal inimesel võib juhtumeid ka olla nagu korduvalt, on ju, kellel juba see teema nagu on ju. Ehk siis palju räägitakse kolesterooli tasemest, on ju, palju räägitakse vererõhust. Ehk siis need on teemad, mis tegelikult on rakkude ainevahetuste ja nende asendamatute rasvadega samamoodi seotud. Nahk. See nüüd on see minu selline spetsialiteet võib-olla kõige süvendatumalt, aga võin sulle ka öelda tegelikult, et seesama arusaamine inimkehast kui tervikust tegelikult lihtsalt, kas nüüd on nagu alustame nahast või me lõpetame selle naha juures. Siin pildi peal on kenasti selline psoriaasi ekstreemne üsna olukord. Psoriaasi korral on tehtud koeuuringuid, kus just nimelt selliste karedate, nende kõrgete niimoodi nahaketukestega tsoonides tegelikult on keha nagu rakuanalüüsides nähtud, et seal on arahidoonhapet väga palju võrreldes ümbritseva koega. Ehk siis just nimelt seda põletikku tekitavat omegat on siin liiga palju asendamatud rasvhappeid nendes kudedes versus selle ilusa terve nahaga. Ehk siis psoriaas on teaduslike uuringutega konkreetselt seostatud just nimelt asendamatute rasvhapetega. Ehk siis sellel teemal ma ilmselt kindlasti tulevikus räägin ka rohkem, et need, kes on selle teemaga ikkagi päriselt hädas, et nad jõuaksid selle infoni, et sellest räägitakse liiga vähe. Nii, nahaniisutustase, nahaelastsus on sellega seotud asendamatute rasvhapetega, on seotud naha uuenemise protsessidega, sidekoe uuenemisega ehk siis sõna otseses mõttes naha sellise nooruslikkuse värskusega. Mina iseenda töös jagan sulle pärast mõnda pilte ka, näen akne, rosaatsea, pidevad punetused, dermatiidid ja nii edasi, kõik saavad kasu sellest, kui on asendamatute rasvhapete tasakaal kehas viidud korda nagu nii-öelda tasakaalu. See on väga-väga suur teema. Üldine põletikuvastane teema ehk siis tegelikult rakumembraani tervis mõjutab siis selliste erinevate põletikuvastaste molekulide tootmist, mis on seotud keha enda selliste reaktsioonidega, mille peale meie mõtleme siis, kui me saame aru, et me oleme kuskilt haigeks jäänud, on ju. Kuskilt on paistes, kuskilt on jäik, sellised ebamugavusaistingud, valulikkused. Et kui on
raku ainevahetus korras, rakumembraani nii-öelda see voolavus, rakuseina läbitavus optimaalne, siis tegelikult see vähendab riski erinevatele põletikulistele haigustele või siis aitab neil kiiremini paraneda, kui see asi on korda tehtud. Et keha ise saab paremini toimetada, kui nii-öelda keha enda parandamise funktsioonid on paremad, kui on raku ainevahetus töötab. Rakkude taastumine, rakkude kasv, kellele see on huvitav, oluline? Lapsed, noored, sportlased, füüsiliste traumade järel on ju. Tahaks nagu öelda, et kui vanemaealistel sageli öeldakse, vot kui sa nüüd saad mingi suurema vigastuse, minu enda perekonnaski oli, et abikaasa vanaisa kukkus puusa mingisuguse vigastuse sai ja ta peale seda tegelikult jäigi suhteliselt voodisse, sest lihased tegelikult pikad nagu füüsilise trauma järel suhteliselt kärbusid väga kiiresti haiglavoodis ja tegelikult ta ei taastunudki enam lihase mõttes nagu niimoodi, et ta suudaks iseseisvalt liikuma hakata. Hirmus, väga hirmus, et kui me räägime, üks asi on selline naha vananemise kiirenemine, mis võib olla üks aspekt, millele jälle mina isiklikult nahaspetsialistina võib-olla kõik nagu fookuspäeva inimesed tulevad selle jutuga minu juurde. Aga tegelikult see kudede taastumine käib ju absoluutselt kogu keha nagu lõikes. Aga kui me vaatasime praegu laialt nii-öelda ja natuke fookuseeritult, mida kõike see raku ainevahetus nagu töötab. Mis siis oleks, kui oleks võimalik veenduda, et kas see raku ainevahetus toimub? Et kas sina tahaksid teada, et kõik need eelnevad aspektid, millest ma praegu hetkel rääkisin, et kas need nii-öelda töötavad? Tegelikult on see võimalik. Ja selleks on väga lihtne test. Tegemist on sisuliselt raku tasandil heaolu analüüsiga, mis annab ülevaate sinu viimase 120 päeva toitumisest. Miks 120 päeva? See on nimelt sinu vere nii-öelda uuenemise aeg ehk punaste vererakkude eluiga on laias laastus 4 kuud. Ja iga 4 kuu tagant on sul siis võimalik vaadata, mis seisus sa oled. Kui täna oled siin, teed mingisuguseid muutusi oma elustiilis, toitumises ja nii edasi, on võimalik 4 kuu pärast olla hoopis teises kohas. See test on ääretult lihtne. Selline pisikene karbikene, ainult siin on kõik asjad sees, mida selle testi tegemiseks on vaja. Alates testi sellisest filterpaberist, kuhu testiproov tuleb teha siin 2 tilgakest verd, kuiv veretest on see. Selline väike ümbrikukene, kuhu see läheb sisse. Siin on sees laborianalüüside ümbrik, kuhu laborisse nii-öelda saata. Kõik juhend on kaasas, ülilihtne viis ennast ise kontrollida. Ei pea minema perearsti juurde, ei pea minema SYNLABi, võid seda kodus teha. Saad seda teha ka inimesele, kellel on liikumisraskused. Saab seda teha nii-öelda inimesele, kellel on ärevus üldse minna kuhugile arsti juurde. Tal on võimalik kontrollida, kus kohas ta oma terviseseisundiga on. Ja see tegelikult on päris oluline aspekt, sellepärast et meie ümber on päris palju lähedasi ilmselt, kellel on keeruline kuhugi minna, kes ei ole valmis minema võib-olla ka psühholoogiliselt lihtsalt. Ma ei lähe sinna arsti juurde. Mina sinna küll ei lähe, on ju. Et sealt tuleb ainult üks jama. Et sellist suhtumist on ka päris palju. Neid analüüsitakse Norras, Vitase laboris, mis tegelikult on maailma kuulsate erinevate uurimuskeskuste samamoodi sõltumatu koostööpartner. Ja mina olen seda testi teinud. Tegin ise selle testi siis 23. aasta novembris. Sain päris hea ehmatuse, võib nii öelda. Ja kui ma enne ütlesin, et see ehmatus on lihtsalt sulle kui peeglisse vaatamise koht selleks, et sa saaksid teha muutuse, sellepärast et veri ja absoluutselt kõik muud rakud meie kehas samamoodi on kogu aeg uuenemises. Nii kui sa hakkad talle pakkuma kontsentreeritumalt neid toitaineid, mida ta tegelikult vajab, siis lähevad näidud paika tagasi. Ega ilmaasjata sulle perearst ei ütle ka, et võta D-vitamiini, et et kui sa oled puuduses, võta, see teeb su korda, on ju. Aga kui sa nüüd mõtled kõigi nende erinevate aspektide üle, mida ma sulle rääkisin raku ainevahetusest ja mida see kõik nagu määrab, siis ma tahaks küll nagu öelda nii-öelda sõbralikult südametunnistusele koputades, et tegelikult oleks mõistlik igalühel seda enda kohta teada. Et ma usun kindlasti, et kuna sellest omegate tasakaalust, asendamatute rasvhapete tasakaalust
põletiku ja määramisel ja nii edasi, hakatakse rääkima järjest rohkem, sest teaduslikes uuringutes tuleb selle kohta infot järjest juurde. See on ainult aja küsimus, kui see test on täiesti selline standardtest, mida analüüsitakse igasuguste muude põletikunäitajate kõrval. See lihtsalt, kuna teadus areneb kogu aeg, tegemist on innovatiivse sellise tervisevaatepunktiga ja läbi selle innovatiivsete selliste uute lahenduste tegelikult muutub ka see tavameditsiin. Jumal tänatud, sellepärast et aeg olekski rääkida nendest kõikidest aspektidest, mida lihtsalt see, et kas su toidulaual on mingit toitainet või ei ole, võib nagu mõjutada. Ehk siis 4 kuud hiljem minu test oli tegelikult kenasti normis. Ma räägin sellest ka, kuidas ma seda tegin. Aga vaatame natuke üle seda, et mida HIV test näitab. Ehk siis nüüd on nagu see koht, kus saan võimaluse siis HIV-ile jagada seda, kus tema on. Me tegime selle testi nüüd mõni aeg tagasi, ootasime toredasti pidustuste aja möödumist, et me saaksime seda sinuga ka jagada. Ja HIV test näitab, et täpselt nii, nagu ma nii-öelda enne nagu justkui ütlesin, et kipub olema nii, et inimesed on tasakaalust väljas, aga nad ei tea seda. Siis tegelikult sama on juhtunud HIV-iga ka. Et HIV ise on ju tegelikult wellness coach, on ju, tahaks öelda toitumise spetsialist, aga on nagu sellist peenhäälestamist väga erinevatel inimestel ja see teadlikkus tõesti ei ole jõudnud kõikide spetsialistide juurde. Et mul on ääretult hea meel, et HIV selle teemaga on täna väga hästi kursis, sellepärast et see on just see aspekt, millega tegelikult saab tuua tõsiselt elu muutvaid tulemusi erinevate nii-öelda terviseaspektide koha pealt. Aga HIV testi puhul siis näeme seda, et omega-6-3 rasvhapete tasakaal ehk siis selline põletiku näitaja näitab seda, et 19 korda on tema kehas põletikku rohkem, kui tema raku DNA tegelikult vajab või seal peaks olema. Kuni 3:1 oleks ta veel tegelikult nagu rohelises ja sealt edasi läheks siis nii-öelda punasesse. See on seotud omega-3 rasvhapete indeksiga. See on tegelikult näitab sellist soodumust elustiilihaigustele, võiks öelda, ja ideaal sellel optimaalne on üle 8%. HIV-il on keskpärane, kui ta oleks siin nüüd alla 4%, oleks ta täiesti punases. Ehk siis ta on sellise hüüumärgiga tsoonis. Ehk siis keskpärane tähendab seda, et sõltuvalt nüüd sellest näiteks, et milliseid muutuseid ta oma toidulaual teeb, läheb see nüüd kas paremaks või on tendents nagu kehvemuse poole. Vaimne jõud näitab seda, et aju heaoluks teatud nii-öelda neid omega-3 rasvhapet on tema kehas veidi vähe, ehk siis see mõjutab sellist vaimset tööd, keskendumist, loovust, on ju, kõike seda, mis on seotud sinu peaga tegevustega. Rakumembraani voolavus oligi siis see raku ainevahetus, millest ma enne väga põhjalikult rääkisin. See on nüüd üks aspekt, mida mina vaatan oma töös klientidega, kes on olnud pika ajalooga mingi nahamurega, mingi terviseteemaga. Ehk siis, kui sa oled mitu aastat jooksnud erinevate raviskeemide vahelt ja tulemust ei ole tulnud, siis mina tahaks teada, miks ja kas seal taga võib olla raku ainevahetus. Ja kui seal taga on raku ainevahetus ehk see rakumembraani voolavus, mis võib olla kehvemapoolne, siis see on see koht, kus tuleks kindlasti fookust nagu nii-öelda sättima hakata. Ja eraldi arahidoonhappeindeks. Ma räägin sellest kohe sulle natukene põhjalikumalt, aga see näitab seda, et HIV toidulaual täna või õigemini selle testi tegemise hetkel siis on olnud liiga palju loomset toitu ehk siis muna, kala, liha, piimatooteid, et HIV saab ise kommenteerida seda pärast, et kuidas tegelikult on ja kuidas talle tundub. Ja rääkisin ka raku ainevahetusest ja immuunsüsteemi seosest ehk siis tegelikult on kaitseväärtus keha võime ennast patogeensete põletikuliste selliste häirivate protsesside pahalaste eest kaitsta häiritud. Arahidoonhappest. See oli see, mis nüüd HIV-il oli siin korralikult punases kõrge. Ma räägin sellest sulle natuke lähemalt. Tegemist on omega-6-ga. Seda leiab väga palju just nimelt loomsetest allikatest. Rasvane liha, sealiha, siis veiseliha, linnuliha kaasa arvatud
kui vahest ütlen, et seda saab lihast, siis öeldakse, et oi, aga ma liha üldse ei söö, on ju, et ma söön seda kana ja neid asju, siis see ei ole nii-öelda see. See mõjutab samamoodi munakollane, maks, piimatooted ja kala ja mereannid samamoodi tegelikult natuke, veidi, aga tõesti veidi. Arahidoonhappe osas tal on tegelikult, seal on see balanss hästi oluline. Teda ei tohiks olla liiga vähe, aga teda ei tohiks olla liiga palju ka. Ehk siis, kui teda on liiga palju, siis tegelikult on keha sellistes nagu riskifoonis südame-veresoonkonna haiguste, artriidi ja ka autoimmuunhaiguste riskiga. Ehk siis, kui sa tead kedagi, kellel on tegelikult autoimmuunhaiguste foon kehas, siis see siin võib olla üks võti, mille otsa ka vaadata, et kehasse tuua sellist põletikuvastast fooni juurde. See on seotud nahaprobleemidega, nagu ma enne juba natukene sulle selgitasin. Ja samamoodi siis sellise vaimse tervise teemadega, ehk siis need depressioon, ärevus ja nii edasi, et selline vaimne heaolu, kohalolek iseenda positiivses mõttes nii-öelda. Ja kui teda on liiga vähe, siis tegelikult on jällegi häiritud toitainete omastamine, jääkainete väljutamine ehk siis see loomulik keha detoks. See on lastega väga tugevalt seotud, selle aju arenguga on ju, õppimisteemadega, vanemaealistel kognitiivse võimekusega, sellise nagu peaga seotud võimekuse säilitamine on ju, mõtlemine, mälu, fokusseerimine ja nii edasi. Inglise keeles on hea väide on nagu see brain fog, mida räägiksime ajuudu, no eesti keeles see kõlab nagu, ma ei tea, mis asi, inglise keeles kõlab nagu loogilisemalt kuidagi või ma olen lihtsalt ise nii selles inglisekeelses infovoos, et mõned inglisekeelsed sõnad tunduvad palju nagu kodusemad kui eestikeelsed. Et minu kõik toitumisalased õpingud, minu kõik selline see pool kõik on toimunud nagu välismaises keskkonnas, ehk siis nii mõnegi koha peal mul oleks vahest lihtsam seletada inglise keeles, sest ma ise olen õppinud inglise keeles seda. Aga ma annan endast parima, et selgitada asju eesti keeles loodetavasti mõnusalt, kergelt, loogiliselt, sellepärast et teha nii olulisi asju nagu rääkida lihtsalt on minu meelest palju olulisem, kui püüda neist nüüd jube tark välja näha nagu jube keeruliste sõnadega. Ehk siis, kui keegi aru nagunii ei saa mitte midagi, siis ei muuda see pilti üldse ju. Aga ma tunnen, et inimesed peavad sellest nagu päriselt laiemalt aru saama. Ja väga madal põletiku vastus ehk siis seda, et kui kehas on seda nii-öelda põletikut tekitavat ainest liiga vähe, siis tegelikult võib ka paranemine aeglustunud olla. Ehk siis liiga madal ei tohi ka see olla. Räägime äkksurmast. Jõudsin sellise väga äkilise koha juurde. Ehk siis, kui Heilil oli see omega-3 rasvhapete indeks oli seal 5,1%. Ehk siis ta on hüüumärgikalas, tahaks öelda mitte seda, Heivikene kallis, et sa nüüd siia äkksurma nüüd kohe kiiresti jõuad, aga tegelikult, kui minna nüüd siit natukene kehvemuse poole, sinna 4% poole, siis tegelikult on teaduslikud uuringud näidanud, siin on, pane Google'isse sisse, kui tahad, uuri seda uurimust, et neil, kellel on veres omega-3 rasvhappeid ehk siis EPA-t ja DHA-t just nimelt uuritakse selle aspektiga. EPA-t ja DHA-t, mitte lihtsalt mingisugust kalaõli. Siis alla 4%, siis neil on tegelikult 10 korda suurem risk äkksurmaks ehk siis selliseks ootamatuks südame seiskumiseks on ju. Niimoodi, et see on päris suur probleem. Eestis sureb igal aastal umbes 2000 inimest äkksurma. Arvuta välja, palju neid siis päevas on 365 päeva on ju, et iga päev siis nagu 6-7 inimest. Öeldakse, et 700 inimest sureb kellegi kõrval nii-öelda äkksurma, et keegi istub su kõrval ja ta lihtsalt järsku sureb ära. Kõik. Et seda riski on võimalik väga oluliselt vähendada, kui tuua veresse EPA-DH tase üle 8%. See on teaduslikult tõestatud, see ei ole nagu mingisugune selline mis iganes uhuu-teadus, see on teaduslikult tõestatud. Selleks, et ühel keskmiselt täiskasvanul selline tase tuleks, see 8%, peaks EPA-t ja DH-t, mitte lihtsalt kalaõli, võtma 2000 kuni 3000 milligrammi. Siis tuleb tal üle 8%. Lastel on see optimaalne tase 6%, selleks, et ta oleks nagu selline keha haiguste osas nagu kaitstud foon, on vaja 800 milligrammi, et see käib kehakaalu järgi. See on ka see põhjus, miks tegelikult need sellised
kapslid, kus on 150 milligrammi TH-t ja 250 milligrammi EPA-t on ju, need 300-400 milligrammi, need ei tööta keha jaoks piisavalt. Et seal on nii väike tase sees, et see tegelikult ei anna kehale seda tõsist nagu kaitseefekti. Et kui vaadata nii-öelda ülevaatlikult veel korraks HIV analüüsile vastu, siis tegelikult see analüüs ise on hästi põhjalik, see balance test, et tegelikult analüüsib siin 11 erinevat asendamatut rasvhapet. Need on tegelikult kokku 98% meie keha rasvadest analüüsitakse ära just selle raku tervise seisukohast. Ja vaadatakse küllastunud rasvasid, siin on tegelikult väga hästi kõik. Omega-9 rasvhappeid ehk veidi oliiviõli võiks rohkem tarvitada. Omega-6, siin on puudujääk kerge kõrvalekalle. Omega-6 rasvhappeid on HIV toidulaual täna natukene liiga palju. Ehk siis head asja võib ka palju olla, noh näiteks seda linoolhapet saab väga palju pähklitega seoses, ka kusjuures seemnetega seoses, seda dihomodadaat, seda tuleb palju, ma ei tea, kuningakepiõli kapslitest näiteks, kanepiõlist saab seda, mustsõstra seemnetest on nagu need nii-öelda enamlevinumad allikud, kust need saab, eks Heivi saab ise kommenteerida, kas tema toidulaul midagi nendest on. Siis arahidoonhape on see liha pool, loomse pool, 36% üle, see on päris kõvasti üle. Ehk siis siin natukene sellist peenhäälestamist toitumise koha pealt võiks teha, aga mis toimub nende omega-3-dega siin? 80% miinuses. Okei, 79%, miinus 33% puudus. Ehk siis siin on puudu, siin on kõvasti üle, et sealt tuleb nagu selline kõikumine päris tugev. Ja mida see omega-3 üleüldse siis nagu tähendab sulle kokkuvõtlikult ka veel siin, ma tahaks nagu öelda nagu tervis või haigus. Ehk siis kui täna veel ei ole füüsiliselt justkui otseselt haige, siis see näitaja siin viitab sellele, et see tendents, et midagi hakkab järjest vaikselt tulema, see on väga tõsiselt siin olemas. Heivi kallis. Ma olen elus. Sa oled elus veel või? Ma olen elus jah, selle materdamisega. Ei, selles suhtes jah, et vaata, see on nagu päris, eks ole, selline karm. Kõigepealt ma muidugi tänan Kaiat väga ja mul on super hea meel, et ma Kaiaga sellel suvel tutvusin Eestis olles, kui ma Eestis olin ja olen juba mitut Kaia sellist seminari nagu näinud ja tõesti väga professionaalsel ja väga, ütleme, sügaval tasemel sa sellega lähened ja mind hästi nagu selles suhtes inspireerib, et sa oled nagu oma südameasjaks täiesti võtnud sellise Eesti rahva tervise parandamise. Noh, mis minul on tegelikult ka olnud nagu selline mitte ainult toitumisega, vaid nagu ka muude asjadega, kui keegi on, kes minu jälgija on siin samamoodi siis tegelenud. Aga me võime lihtsalt praegu lähme siit tagasi selle testi juurde, et ma siis natukene jagaks oma neid kommentaare ja siin tausta, et kui sa saad selle ette võtta, et vot mul on mõnes mõttes on kahju, et ma olen ju tegelikult reisinud palju ja see test nüüd saigi siis tehtud, kui ma olin olnud juba 4 kuud Eestis. Ma tulin, enne seda ma olin 8 kuud Hispaania, talvel Portugalis, 3 kuud ütleme. Ja kindlasti oli see toitumine hoopis teine, sest ma just suvel, kui ma Kaiat nägin ja esimest korda nagu sellest balance testist kuulsin, aga siis tegemiseni me veel ei jõudnud, et suvi on kiire aeg Eestis nagu ikka, eks ole, toimetusi täis kõigile. Ja siis kahjuks ei teinud seda sest tegelikult ma just nagu siis mõtlesin, ma olen nagu sardiine ja kõik hoopis selliseid avokaadosid ja kõiki nagu hoopis teistsugust seda toitu nagu söönud. Aga muidugi, mis ma näiteks ütlen, vaata see on huvitav et ma ei söö sealiha aastaid, piima ka aastaid, sest mul on laktoositalumatus, on ju, juustu ka ei söö. Ainukene, mis ma söön on, aga Eestis ma ei saa ka kreeka jogurtit süüa, nii et tegelikult Eestis on mul piimatooted on mul tegelikult täiesti nagu null, igasugused juustud ja kõik. Ja siis ma tarbin ainult oliiviõli. Mingid muud neid õlisid ma ei tarbi, aga tõepoolest ütleme selle ka, et ega mul näiteks siin Hispaanias on ka, et ma nagu ei taha neid, ma mingitest sellistest väikestest fruteerijatest, kus ma nagu tunnen, et see tomat ja mingi asi on nagu hea,
aga ma ei taha nagu väga siin ka neid osta, sest ma kujutan ette, kui palju need kemikaale on täis ja eriti kauplustes muidugi siin on ka ökopoode selliseid, kus osta. Et ja Eestis tõesti oligi see, et ma nagu neid puuviljad, ma olen ise ju maalt pärit täiesti ja minu vanemad ise terve eluaeg meile kasvatanud puhtaid oma kasvu, kuigi ema oli õpetaja ja isa ka ütleme agronoom, aga meil oli oma, ütleme, kasvuhooned, kus endale oli kartul, kõik, ütleme, tomatid, kõik särgid-värgid ja ma olen väga nagu tundlik ise ka näiteks nende asjade maitse suhtes, et kui noh, ma tunnen nagu maitse järgi ära, et see on mingi keemia ja plastik ja ma ei ole ka kartuleid Eestis aastaid ostnud, sellepärast et noh, neil on nagu minu jaoks selline väetise maitse juures, et isegi turult ma vahepeal olen mõningad leidnud, ütleme, inimesed, kes ostavad ja selles suhtes ongi nüüd nagu tõesti huvitav, eks et mind oleks nagu huvitanud tõesti, et kui ma olin kõigepealt näiteks 6 kuud ka Tais on ju, Tai on üks selline huvitav koht, kus tõesti see toit on nagu ainult seal väetisi ei kasutata ka on ju, et ainult päikese ja selle vee ja mulla mõjul kasvab on ju ja igasugused mereannid, aga ja siis ka ütleme nagu Portugal natukene parem kui Hispaania iseenesest. Aga jah, et mis ma siin ütlen selle Eestiga, et tõesti igasuguste ka näiteks köögiviljade ja noh, lõhekala ma ei söönud selle aja jooksul, võin öelda absoluutselt üldse mitte, mida ma küll näiteks nagu söön ise on tõesti pähklid on ju, sest Kreeka pähklid, aga mitte palju, et noh, mul on ka enda mingisugune ja selliseid asju, et et ega kui ma seda testi tegin, noh, ma ei arvanudki, et mul on nagu kõik mingisugune väga roheline, sellepärast et olles nagu toitumise tegelenud ise ja ma olen ka läbinud sellise samasuguse huvitava kursuse nagu toit kui ravim. Ja see on samamoodi, et kui sa tahad, et see toit nagu mõjuks sulle, siis sa peadki teda ka järjekindlalt, et ütleme noh, need Kreeka pähklid, mul endal on traditsioon hommikul 5 poolikut Kreeka pähklit ja ütleme seal mingi teelusikates kaarahelbed, mis mul on endal selline ka hea asi, et ta mõjubki, siis ta hakkabki selline 2-3 kuu pärast või noh, hakkad sa nagu tundma, et sul nahal, juustel, küünteled lähevad tugevamaks näiteks kõik mingis, aga sa peaksid nagu kõiki neid toite niimoodi siis sööma, eks ole. Ja teine asi, nad peaksid olema nende puhtad, ökoloogiliselt puhtad ja nende toitainete noh, rikkad ja mineraalainete rikkad. Et see on seesama, millest Kaia ka alustas ja ma olen ka ise tegelikult noh, lugenud ja uurinud ja tõesti, kui mul oli Eestis Wellness Keskus ja meditsiinifirma, siis leidsin väga hea sellise põhjaliku uuringu, mis oli tehtud Eesti mullastiku kohta, ma trükkisin välja, selline päris paks uuring tuli täitsa inimesel, mitte teadusuuring, aga ta oli ise nagu selline noh, teinud selle, et nendest muldadest ja just nagu Eestis piirkonniti ka, et see muld on nagu nii ära kurnatud ja ainult kasvatatakse nagu väetisega kõiki neid asju ülesse, et need noh, porgandid ja kartulid, nad ei sisaldagi mitte midagi suurt, eks ole, peale väetised. Kui mina olin laps, siis meil oligi endal mahepõllumajandus kogu aeg, et oli riistik, eks ole, ja siis pandi kartul ja siis oli selle lapi peal teravili, et neid lappe nagu vaheldati veel ka, et ei olnud nagu ja kasvuhooned samamoodi, et kõik muutus oma vanaema lambad olid, kelle sõnnikut ja rehma kasutasime ja oma kasvatatud jänesed, eks ole, ja oma vanaema kanad on ju, et noh, selles suhtes ma ei ole nagu jaa, et ma muidugi ise nagu seda nüüd paanikasse ei lähe kindlasti, et ma ei arva, et ma surmaeelses seisundis olen. Aga ma ise tegelikult nagu tunnen selles suhtes ka tõesti, et ma nagu tundsin Eestis ka, et kuigi see oli suvi, aga ma nagu hakkasin nagu ära väsima, ütlen ausalt, et mitte ainult ei ole nagu see päikesega on ju, vaid ikkagi ka, et toit on ju see, mis peab meile energiat andma. Ja noh, kui sa oled nagu harjunud seda puhast toitu sööma, siis sa nagu tunned, et sa ei saa seda energiat ja vaata, mis inimestel nagu, ise olen ka öelnud hästi palju nagu ongi see, et kui su keha ei ole toidetud, siis sul hakkavadki tekkima igasugused isud. Noh, mul tegelikult veel nagu tekkinud, aga ütleme selles suhtes nagu niisugune mingi kerge väsimus juba, kuigi suvi oli möödas ja ei olnud nagu sügisel juba tulin ära, et nagu sügisväsimust oleks pidanud tekkima, aga jah, et kuidagi niisugune nagu ainult ütleme oliiviõlist ja tõesti kanaliha on see, mida ma nagu mingitest kohtadest veel ostan, noh, veiseliha ütleme ka tõepoolest vahetevahel, et ainult sellest nagu ära ela ja kui endal peenramaad ei ole, et mina olen ise, tegelikult ma olen ise nagu toidulisandeid noh,
võtnud hooajaselt ka juurde, ka sellel ajal, kui ma Eestis olin, ma ka midagi tegelikult ei võtnud, mu reisimise ajal ma olen muudest kohtadest endale ostnud ja natukene olen ka neid oomega-3 rasvhapeid vaadanud, kus on nagu ütleme nende kapslitega suurem asjad. See on siis minu selline kommentaar, et ma tegelikult nagu olen väga põnevil ja ma tahaksin teha mõne aja pärast uuesti, näha mingeid teisi tulemusi ja tunda. Üks asi on see, et kas sa näed nagu sellise, aga ma ise tean, et ma tunnen, kui see enesetunne, ega ma praegu siin ei ole Hispaanias nagu selles suhtes küll päikese ja mõju nagu parem ja natukene mingisuguseid köögivilju ma söön rohkem, aga mitte väga palju, siis ma mõtlen, et ega siin on väga palju seda tööstuslikku ja kommertsi, et mul ei ole aega olnud käia otsimas niimoodi seda ökoasjandusega tegeleda väga. Väga ilusti öeldud ja mulle meeldis Eevi praegu nagu sa ise ütlesid ka, et see ongi lihtsalt mingisugune hetk on ju, millele sai nagu otsa nüüd vaadatud ja see tegelikult ei defineeri nüüd seda, kus sa tegelikult nagu pikaajaliselt siis teel oled. Sellepärast, et ma uuesti ütlen kõigile, kes kuulavad või kui sa ka järgi vaatad tegelikult seda seminari, et sinu veri uueneb kogu aeg. Ta kogu aeg uueneb, ehk siis sul on kogu aeg võimalus nagu alustada puhtalt lehelt, teha paremaid valikuid ja kui sinu keha, sinu nahk, mis iganes enesetunne täna annab sulle märku, et ma ei ole võib-olla päris sellises kohas, kus ma tahaksin olla, siis tegelikult on võimalik minna teise kohta, on ju. Ehk siis see on sinu enda valik ja siin ei ole nagu mitte midagi ei ole vaja karta. Ühesõnaga, aga võib-olla ma räägingi natukene lähemalt sellest, mis siis nagu mujal maailmas ka toimub. Sellepärast, et ega see ei ole ainult Eesti probleem, see ei ole ainult nii-öelda Euroopa probleem. Tegelikult neid teste on täna maailmas tehtud üle 1,5 miljoni, et see balance testi kontseptsioon nagu iseenesest on päriselt maailmas nagu tahaks öelda nagu revolutsiooni tegemas, sellepärast et sellist infot, et sellise põletiku näitaja kohta ühelgi teisel ettevõttel ei ole olemas. Et maailma suurimad teaduskeskused, haiglad nii-öelda, mis teevad nagu uurimusi ja asju, tegelikult käivad, küsivad meie ettevõtte käest neid seda nagu andmekogumit justkui, et mis seisus siis inimesed tegelikult kuskil on ja 97% on sellest tasakaalust väljas. Ehk siis need on miski nagu, millest lihtsalt peab rääkima, kui sa sellest nagu nii-öelda aru saad, et ahah, et sellised asjad toimuvad. Ja mida ette võtta? Tegelikult, nagu ma ütlesin, veri uueneb kogu aeg. Ja tahaks öelda, et kui sa täna suure tõenäosusega võid olla natukene kehvas kohas, siis tegelikult sul veel ei ole kuskil ka mingisugust otsest sellist valu või haigust, siis igal juhul ennetamine on parem kui ravi. Ehk siis kui täna ei ole, aga sa tead, et selline aspekt sinu tervise juures on tegelikult nagu oluline ja sa päriselt ei söö nii palju kala, rasvast kala just, valge kala ei lähe arvesse, rasvane kala on ju, et laias laastus 100–150 grammi päevas. Et kui sa seda tegelikult iga päev ei söö, siis sa pead võtma toidulisandit. Midagi ei ole teha. Selleks, et see raku ainevahetus töötaks. Me oleme DNA baasilt nagu loodud selliseks, meil on neid aineid vaja. Ja kui sul neid ei ole, siis tekivad nagu vaikselt sellised probleemid. Neid teste tehakse üle maailma siis ja on toodud kokku statistikaga. Jagan suga nüüd sellist statistikatabelit ühelt konverentsilt Dr. Colin Robertsoni esinemiselt, kus ma külalisena nii-öelda kuulamas olin, õppimas olin ja Colin Robertson on siis selle balance testi nii-öelda ettevõttega nii-öelda üks peatoote väljatöötajaid. Tema muide Colin Robertson on välja töötanud Collagen Boosti, millest ma olen ka rääkinud, on ju, kollageni nagu nii-öelda lisandi. Tema on selle väljatöötaja nii-öelda toitumisteadlane. Ja need balance testid tegelikult, siin on 3 tulpa. Esimeses tulbas on siis need, kes ei kasuta mingisuguseid toidulisandeid, ehk siis täiesti tavatoitumise peal. Vahest söövad kala, vahest ei söö.
Teises tulbas on need, kes kasutavad mingisugust oomega toidulisandit, olgu see siis kuskilt apteegist, olgu see siis kuskilt tervisepoest, on ju, et kasutavad mingisugust lisandit ja need on nende esimesed testid. Laste testid on kõige kehvemad. Ma võin sulle öelda, et minu pere näitel täpselt samamoodi. Minu 15-aastane poeg oli 25, ühel oli test. 13-aastane tütar oli 29, ühele oli esimene test. Minu 5-aastane poeg aasta tagasi, kui see test sai tehtud, oli 24 ühele. Mina olin 20 ühele. Ehk siis tegelikult laste statistika näitab, et lapsed on kehvemas seisus. Meie peres oli see kehv seis tegelikult väga lihtne. Meil ei olnud laual üldse kala. Sellepärast, et minu noorim poeg on olnud kalaallergik. Ma nüüd ei ole enam testinud kas tema allergia on alles või ei ole. Sellepärast, et kui ta oli päris väike 6-7 kuune, kui ta esimest korda sai, see oli vist, me sõime äkki kalalõhet midagi ja ta oli muidu kogu aeg rinda saanud, ei olnud ju probleemi. Aga limpsis esimest korda näppu, kus oli endal see kalarasva see nagu niimoodi ja tal lõid hetkega nagu silmad paista praktiliselt. Peale seda kadus meie toidulaualt kala täielikult. Me enne seda sõime tegelikult kala päris palju. Aga me sõime peres väga palju valget kala, et ma koha väga armastan. Et mis ei ole nii palju neid häid rasvasid ei sisalda, aga me sõime päris palju punast kala ka. Kala kadus täiesti ära, nii et ma ei imesta selle testi tulemuse üle, mis minul nagu oli ja ma olen ülitänulik selle kosmeetiku eest, kes mulle sellest testist tegelikult rääkis. Et Kaia, tema tegeles spordiga, tema oli šokeeritud, sest ta tegeleb profispordiga, mängib, mis ta mängib seda? Sulgpalli mängib. Ja et see oli tema jaoks nagu täielik šokk. No samamoodi, et sa lihtsalt vaatad peeglisse ja sa saad aru, et okei, mul on mingi aspekt, millega tööd teha, et paremasse kohta jõuda. Minu jaoks on kurb see, et need tervisepoe, apteegi ja nii edasi muu oomega toidulisandi testi tulemused, esimesed testi tulemused, on samamoodi halvad. Et ütle mulle, mis vahe on selles, et kas sul on 15 korda põletikku kehas rohkem või 10 korda rohkem? Et kui sa ikkagi lonkad, siis sa ikkagi lonkad ju. Üks lonkab aeglasemalt natukene või? Noh, mingi raku ainevahetuse funktsiooni vahe, siin natuke ikka natuke tagasi. Aga reaalselt see ei ole optimaalne ja me peame oma keha nagu toimimise nagu eesmärgiks seadma selle, et me läheme optimaalsesse, et me sihime optimaalset keha funktsiooni, on ju. Ehk siis see on see pool. Miks mulle see doktor Colin Robertson väga isiklikult sümpatiseerib? Ma olen temaga kusjuures ühises õhtusöögilauas istunud ja tema küsis minu käest, Kaia, et kui sina oma kliente aitad, et mida sul oleks veel vaja selleks, et seda paremini teha? Peale selle, et mul on balance oili kontseptsioon, et mul on see test, et määrata klientide raku ainevahetust, saada aru, et kas nende keha funktsionaalsus töötab. Et Kaia, et mis sul veel oleks vaja, et oma kliente toetada? Ma muide küsisin soolestikuga testi ja ma tänaseks tean, et soolestikuga seoses uus tervisetest on suure tõenäosusega varsti tulemas. Meile detaile veel ei jagata, aga kuna see ettevõte teeb teadust, on ju, et ettevõte teeb teadust ehk siis ei ole võimalik ennustada, millal tulevad mingisugused uued avastused või uued lahendused ja nii edasi, see on teadus. Katsetatakse nii kaua, kuni see on parim. See on see, miks mina seda kontseptsiooni kasutan, sest nad on tehtud nii, et nad on parimad. Nad töötavad. Ja see viimane tulp näitab nüüd seda, et sõltumata sellest, kus oli sinu esimene testi tulemus või halvas kohas, sisuliselt 95% kõik jõuavad optimaalsesse vahemikku. Mõnel läheb lihtsalt natuke kauem aega kui 4 kuud, kui on miinus olnud suurem. Mina läksin 4 kuuga normi selle 20 pealt. Siin on lapsed on natukene vähem läinud, aga siin võib olla küsimus ka selles, et laste füüsiline see nii-öelda annustamise norm balance oilil on natukene suurem, kui on täiskasvanutel ja nende füüsiline see kasvu, need spurdid ja jumal teab, mis kõik veel seal taga võivad olla nagu, kes on liikuvam, kes ei ole, on ju, kellel on mingid muud hädad, et miks ta võib-olla nii kiiresti ei lähe. Et lastel on see kasvuvajadus on nagu nii suur selle aine järgi, et kui hakata talle andma, siis võib-olla keha suunab esimese asjana selle hoopis kuhugi aju, on ju, et aju saaks lõpuks ometi tööle hakata. Nii nagu vaja. Ehk siis see tabel on minu jaoks olnud selline väga suur silmi avaja. Me vajame selle raku ainevahetuse toimimise jaoks, et see tasakaal oleks 3:1 või väiksem, et mitte midagi ei ole teha. Et see on vajalik,
ja ma räägin sellest sõna otseses mõttes nii palju kui vaja, et sellest järjest rohkem oleksid inimesed teadlikud ja kindlasti kavatsen sellest väga palju rääkida ka nahaarstide fookusega, sellepärast et ma täna näen seda, et nahateemad, millega mina kõige rohkem kokku puutun, minu juurde jõuab ikka veel kliente, kellele on nahaarstid umbes üleeile öelnud, et toitumine ei puutu tema aknesse, toitumine ei puutu tema rosaatsiasse, tema punetusse, tema dermatiiti, et toitumisel ei ole siin nagu praktiliselt midagi teha. Dermatiidi puhul, kusjuures nad tegelikult natuke nagu atoopilise dermatiidi puhul tunnistavad, et see on allergiatega seotud. Et selle koha pealt peab nagu vaatama neid asju lähemalt natukene. Nii, nüüd ta mul hüppas siin väga kõvasti igale poole, mul vahepeal korraks tundus, et ta jäi seisma. Kuidas seda tasakaalu saavutada? Tegelikult on olemas Balance Testile kenasti nii-öelda abiline kõrval ehk siis Balance Oil. Nad on teaduslikult välja töötatud just nimelt sünergias. Kui kunagi hakati uurima kalaõli kohta nii-öelda teaduslik selline grupp teadlasi, siis katsetasid nad, kuidas saada see kalaõli maksimaalselt säilivaks, maksimaalselt rakkudele omastatavaks, sellepärast et nad võtsid eesmärgiks, et raku tasandil tuleb viia see põletikku tekitavate ja põletiku vastaste asendamatute rasvhapete tasakaalu. Mitte lihtsalt, et natukene kehale anda, vaid see on vaja viia tasakaalu selleks, et tal oleks nagu seal oli see südame-veresoonkonna haigusi ennetav mõju ja nii edasi. Võeti aluseks need teaduslikud uuringud, missugused peavad kehas olema need tasemed selleks, et hakkaks tervist päriselt korda tegema. Ja selle järgi tehti see õli. Mitte ei tehtud lihtsalt mingisugune toode. See on selle kontseptsiooni vahe, et siin on taga teadlased, kes leidsid, et sellise kooslusega ta töötab kõige paremini. Mida need polüfenoolid siin teevad? See oliiviõli, et ta ei ole lihtsalt kalaõli. Ehk siis ta on väikestest kaladest tehtud, mis on number 1. Kalaõli peab olema väikestest kaladest. Ei mingeid lõheõliseid, maksaõliseid, mitte midagi sellist väikestest kaladest, sellepärast, et seal on toksiline koormus kõige väiksem. On ju? Seal on kõige vähem võimalikult, mis iganes suurte kaladega. Üks teema on see, et kus need lõheõlid tulevad. Need tulevad nendest kasvanduste õlidest on ju, või kaladest. Seal ei ole seda omega-3 sisaldust, EPA-DH sisaldust, mida tegelikult kalaõlis on vaja, seal ei ole seda nii palju. Ja need polüfenoolid oliiviõlis on see, mis tegelikult muudab ta rakkudele omastatavaks. Ehk siis see on see, miks see Balance Oil nii hästi seda tasakaalu tegelikult taastab, mida teised õlid ei suuda. Et ta on täiesti unikaalse koostisega, mitte ühtegi teist selle koostisega õli maailmas täna olemas ei ole. Ja kuna on veretest, mis tõestab, et see õli reaalselt, sinu veretest näitab sulle, et see töötab sinu kehas ilusti, siis mina võin käsi täiesti südame peale öelda, et mina usun, et see on täna suure tõenäosusega maailma parim omega, mida üldse saadaval on. Ehk siis see ei ole lihtsalt kalaõli. Et see ei tee, kui lähed, võtad lihtsalt suvaliselt mingid kapslid, need ei tee sind korda. Kui seal ei ole seda EPA-t ja DH-d piisavalt sees, see on number 1. Omegat tuleb võtta kehakalu järgi, enne rääkisin, täiskasvanud inimene on 2000 kuni 3000 milligrammi on vaja EPA-t ja DH-t, mitte kalaõli, EPA-t ja DH-t. Rasedad sportlased peavad võtma rohkem. On 0,2 milliliitrit, on rasedad ja sportlased ja lapsed ka. Vaatame sisaldust. See EPA ja DH, siin nurgas on toiteväärtus, on ju, need on need, mis rolli mängivad. Ehk siis EPA-t on siin 1283, seda DH-t on 683. Need on nagu ühe sellise täiskasvanu nagu selline supilusika täis annus põhimõtteliselt. Ehk siis siin tuleb see 2000 milligrammi täis. Kui on tegemist mingisuguse tervise teemaga, kus on sügavamad põhjused taga, ehk siis sa tuled nagu nii-öelda tervisementorlusse, mingi laiema terviseprobleemiga, sul on vererõhu probleemid, sul on silmateemad mingisugused, üldse südame-veresoonkonna laiemas mõttes nagu heaolu teemad, siis on vaja teatud kogust saada selleks, et ta seda head positiivset mõju avaldaks. Raku tervise seisukohast on siin sees E-vitamiin, siin on sees D-vitamiin, mis on hormoonsüsteemi muide väga tugev regulaator. Ta ei ole lihtsalt mingi D-vitamiin, see on hormoonsüsteemi regulaator tegelikult meie kehas. Polüfenoolid, mis hoiavad selle värskena ja hoiavad selle eest, et rakkudesse jõuaks, on ju. Siin on sees omega-3 rasvhapped, EPA, DH, DEPA on ju. DEPA oli see, mis oli heivil puudu nagu kõvasti. Et siit ta saab selle. Siin on oleiinhape sees, mis heivil oli miinuses. See on siin sees kenasti.
polüfenoolid, mis siis aitavad tal rakkudele omastuda paremini ja piisavalt EPA-t ja DHA-t. Ehk siis kalaõli on siin, kui sa vaatad, on siin üle 6600 milligrammi. Aga toimeained on need, mis loevad, on ju, me peame vaatama toimeaineid. Ja kui sul täna on kodus mingisugune omega preparaat, mingisugune mõne teise firma oma, ole hea, mine võta see purgikene, see topsikene, vaata, palju sul seda EPA-t ja DHA-t seal sees on. Peab olema täiskasvanud inimesel vähemalt 2000 milligrammi. Korra tahtsingi küsida, tohib? Jaa. Et ma selles suhtes ongi, et siin on nagu suht väiksed, ma vaatangi, et siin on, ütleme, see omega-3 on, ütleme, 2478 milligrammi, eks ole, ühes annuses. Jah. Et tegelikult mina apteegis nüüd vaatangi ja kui ma, ütleme, viimane kord vist mingi ostsin, siis ma arvan, et seal võib-olla oli mingi ühes kapslis võib-olla 500 äkki või midagi sellist ja mingid muud olid tõesti, et mingi 300 või 150, nagu sa ütlesid, et sealt ei saagi seda tegelikult toimet olla, et kui ma niimoodi vaatan, siis tõesti, ma usungi, et sul sai 1 kuuga korda või 3 kuuga, millal sa tegid järgmise testi? 4 kuud oli see, mis ma tegin. Ja. Ma täna ka ise käisin Coopis just enne seda, kui ma siia seminarile tulin ja vaatasin ühte Nutri-Dream omega-3 kalaõli, 60 kapslit maksab 23 eurot. Seal on omegat sees, EPA-t on 350 ja DHA-t on 250 milligrammi. Öeldakse, et 1 kapsel päevas. Ehk siis seal on kokku 600 milligrammi on sees seda vajalikke neid omegaid, mida su keha nagu tegelikult vajab selleks, et neid põletikuvastaseid režiime nagu paigas hoida. Ehk siis tegelikult, kui ma vaatan siia peale, siis ma võiks öelda, et ahah, et aga sa pead 4 kapslit võtma. Tegelikult selleks, et saada seda minimaalset nagu normi kätte, on ju. Ja nüüd teine küsimus on see, et kuidas ta tegelikult omastatav on, et mis siin veel lisaained sees on ju, kas ta nüüd on lihtsalt kalaõli või sinna on veel midagi pandud, siin pakendi peal midagi rohkem kirjas ei olnud, et oli kirjas, et lihtsalt EPA ja omega-3 rasvhapped on ju, muud midagi ei ole, aga omega-3 rasvhapped niisama, et nad ei ole rakule nii hästi omastatavad, ehk see biokättesaadavus nagu loeb päris kõvasti. Teine, mis mul jäi seal silma, oli Iconfiti omega-3. Siin on nüüd sees, see oli see premium omega-3. Seal on EPA-t on sees 500, DHA-t on sees 250 milligrammi. Seal on kalaõli mingi kontsentraat. Rohkem koostist ma ei näe. Ma ei pildistanud ilmselt, on ju. Ja siin on jällegi see 500 pluss 750 milligrammi siis. Natuke varem tuleks 3 kapslit võtta. Jällegi pakendi peal on kirjas, et võtta 1 kapsel. No tegelikult niimoodi ongi need Eesti, ütleme, ma tõesti mingi 2011 hakkasin ise ka neid igasugused, mõtlen, et toitumise sellega, mis seal on ja vaatama nendest apteekidest, ma ei ole ise Eestist isegi ka kunagi midagi ostnud, ma olen tellinud neid mujalt, sellepärast, et need kogused ongi nii väikesed ja vaat kui hakati räägima, tollel ajal veel räägitud ka D-vitamiinist ja ei olnud samamoodi seda magneesiumi teemat üldse ei olnud, siis ka, et see D-vitamiini, et need kogused tegelikult ongi, nüüd on ka juba Eestis, eks ole, mingi 1000, eks ole, ühikut ja 5000 ühikut, mis seal on, sellepärast, et sa kõike tegelikult niikuinii ei omasta seal ka ja see sõltub nii palju, et millega koos sa seda võtad, täpselt ongi, et need mingid teised ained peavad olema koos, et sa seda omastaksid üldse, et need paraku need kogused ja, et see on suht, ütleme, selline raha apteekidesse vedamine niisama, ütleme. Jah, tegelikult on see kurb on nagu selles mõttes, sest kui inimesel puudub see teadlikkus, et ta on liiga lahja, et ta nagu ei tööta, et sul on nagu suur vahe, kas sa jood nagu morssi või mahla, on ju. Nagu toiteväärtuse põhimõtteliselt nagu hea võrdlus nagu niiviisi, on ju. Et kui sa tervisest hoolid, mõtled ikka, kui ma midagi joon, ma joon ikkagi mahla, nagu täismahla, nagu täisväärtuslikku midagi, on ju. Kõige targem muidugi sööb puuvilja. Aga see selleks, on ju. Aga piltlikult öeldes, et inimesed, neile öeldakse, et sa nagu justkui pead võtma, apteegis ka need reklaamid ikkagi kellavad ju praegu kogu aeg. Selle koha pealt öeldakse nagu, et sa pead võtma, on ju, et see on nagu oluline. Ja siis, kui sa lähed ja võtad, siis nad tegelikult ei tööta. Ja see on kurb. See nagu raiskad lihtsalt raha. Ehk siis see raha raiskamine, just. Ja, et tegelikult miks mina hakkasin selle kontseptsiooniga tööle, oligi just nimelt see testimispõhisus. Ehk siis see, et ma ei pea mõistatama, et kas mul seda on vaja või ei ole vaja või kas ma peaks kuidagi seda korrigeerima või ei, et kui sa oled ennast korda ära teinud, sa oled kontrollinud, et sa oled korra aastas kontrolli ole hea, kas see korras püsib sul. Sellepärast, et me kipume minema mugavustsooni ka.
ma näen seda ise, olen enda, vaata, mina olen oma perega, me oleme seda kasutanud nüüd juba päris üle aasta julgelt nagu niiviisi. Ma tegin just nüüd kordusanalüüsid ka. Ootangi praegu tulemusi, et ma saaks jagada ka, et kuidas mul nüüd nagu aasta hiljem on, et kas ma olen suutnud seda hoida, et kas ma olen korralik olnud. On ju, et ikkagi kontrollin, ma kontrollisin terve pere ära ja muide, abikaasal oli tõrge muga uuesti testi teha, siis ta ütles, et tead, aga ma ei ole ju iga päev päriselt võtnud, et mul on nagu olengi lohkaks läinud. Ma ütlesin, no vot, siis väga hea, siis vaatamegi otsa sellele, et kui lohkaks sa läinud oled. Sellepärast, et ma tahan, et see oleks sul korras. Et noh, ja ta ise tahab ka tegelikult, aga me läheme mugavustsooni. See on sama nende trennidega või dieetide ja asjadega, miks meil sageli on vaja ka kedagi, kes meid coach'iks või juhendaks või miks meil neid teejuhte on vaja. Vajadusel annaks piitsa, on ju, ja teinekord präänikut või noh, nagu kiidaks, on ju, ütleks sulle, et sa oled tubli olnud. no ja tegelikult täpselt ta niimoodi on, et ega see on noh, raske kogu aeg neid asju niimoodi võtta, et ega ja selle toidulisandi ütleme nüüd, et kas sa võtad seda ennetavaks või siis võtad, eks ole, kolesterooliravimit, seda ravimit, toda ravimit, millel on igal asjal on tegelikult, mis on keemia, puhas keemia, millel on igal lisamõjud juures. Ja ma olen noh, tõesti, kui apteegis või Eestis ka on, mul on nii kahju tegelikult ja noh, enda ema samamoodi oli ka, et no sellised kogused, ütleme, mis lähevad noh, raha, eks ole, nende ravimite peale hiljem, et no lihtsam on eelnevalt ju ennast tegelikult ju nagu turgutada, aga noh, ütleme tõesti, et vot ma ei ole seda endale tellinud, seda balanssuoli, kuna ma siin liikumises olen ja siis ma ei teadnud, kuhu tellida, on ju, ja kuhu see pakk tuleb. Et aga noh, kui ma näen siit neid koguseid, mis seal peal oli, siis vot sinu juures, siis kui ma neid nägin, siis ma nagu ei vaadanud neid nii. Et noh, siis see jah toimub, sest ma tean peast, ütleme, nendel toidulisanditel erinevad, ma olen nii palju neid igasuguseid asju uurinud ja vaadanud ka, et noh, need kogused on nii väikesed, on ju, ja et noh, ongi selline, et nagu enda südamerahustuseks teed. Noh, inimene nüüd kuulis kuskil, et südamerahustuseks teeme ja vot mis nagu teine, kõigepealt kui hakkas, ütleme, need transrasvad ju on ju, tegelikult nagu tehti tohutult Evelin Ilves maha, kui ta hakkas nendest rääkima, on ju seal. Ja vaata, mis on, ütleme samamoodi need kõik need halvad, eks ole, rasvad, friikad ja mina friikaid näiteks ei söö üldse, on ju, sihukest rämpsu, on ju, ja kõik see rapsiõlid ja värgid, on ju. Et tegelikult nad pärsivad, see ongi koolilastel ju, nad pärsivad seda ajutegevust. Miks ütleme, igasugused õpitulemused ja kõik, noh, mitte ainult ei ole vanemas eas ei ole see teema, vaid see ongi just tegelikult nagu rohkem just täpselt nagu lastel ja noortel tekibki seesama kõik see keskendumishäired ja õpiprobleemid ja mitte ainult, need ei ole mitte ainult sellest telefoni vahtimisega seotud, on ju. See tegelikult tuleb ikkagi nagu noh, seestpoolt rohkem kõigepealt ka juba. Ja, aga tegelikult mul on väga hea meel isegi, et sa mainisid seda ekraani asja või mingit sellist asja, sest tegelikult noh, kujuta ette, et kui ongi see nooruk, on ju, et tal on keha toitainete tasakaal on paigast ära, on ju, tal selle aju normaalseks funktsioneerimiseks, tal tegelikult piisavalt nagu õigeid häid rasvasid nagu ajurasvasid nii-öelda ei ole. Ta on niigi nagu meeleolu on hästi habras, on ju, ta on kõikuv, ta on selline depressiooni ja erinevate tujude ja kõige selliste vahel nagu kõikuv oma ärevuste ja teemadega, on ju, nii siit meeleolu nagu sellised häired tulid nagu väga tugevalt välja. Ja nüüd liidame siia nüüd seda aju nagu pidevalt üle stimuleerivad nagu sellised sõltuvust tekitavad algoritmid, mis meil on ju targad, on ju, ai-d, mis meil juba kontrollivad sotsiaalmeediat tegelikult seda, et sa istuksidki seal nagu noh, ise oled, sa oleks nagu robot seal kinni nagu niimoodi. Et mida need lapsega teevad tegelikult? Ehk siis, et mina olen ülitänulik, et mina sain ikkagi nagu poistega nagu puu otsas ronida, kui ma üles kasvasin. Et see oli nagu minu lapsepõlv, on ju. No, väga palju, aga et noh, et kus täna nagu lapsed on tegelikult, et see on suht hirmus, et nagu noorte peale üldse mõeldes. Et mina ehmatasin oma laste teste nähes täpselt samamoodi nagu enda omasid nähes, et ja vaata, sa tõidki nagu välja, et see kala jäi ära mingil põhjusel ja ütleme ka tegelikult noh, minul on see toitumise sellega ka oli, mul oli ka pojal juba sünnist esimestel kuudel tuli tohutu allergia peale ja see tegelikult oligi näiteks porgand on ju ja kõik sellised ja siis ma sellest ajast hakkasingi, teengi spinatit näiteks, et ta sööbki spinatipirukat ja mul Eesti, ütleme, need noh, toidud nagu ei olegi minu toidulaual tegelikult ütleme olnud, et need on hakanud sealt peale on ju, aga vot kalaga on huvitav see, et nagu vist kuskilt see lapsel tuleb, sest temal
Nüüd ta nagu sööb seda kala, aga tal tekkis ka, kui ma küpsetasin kala, täiesti nagu sihuke okserefleks või selle lõhna peale, mis nagu tuppa tuli, on ju, ja siis ma noh, ka, eks ole, ta ei suutnud ka seda süüa, on ju, ütleme sellisel kujul, on ju, ja ei teinud nii väga palju. aga nende toitumist, et kui ma tohin veel rääkida natuke või et sul mõte ära või see kava, mul tuli lihtsalt võtta see laste teemal tegelikult, et ma nagu hästi palju vahepeal vaatasin ka Eestis olid, üks oli näiteks nagu sama oli Jamie Oliverilt tehtud, mitte Eesti saated, ka Ameerikas sellised saated laste toitumise, ütleme mingi peredes, et Jamie Oliveril olid ka täiesti mingid, et kus tehti nagu mingites peredes siis, et muudeti seda toitumist nagu ja see on muidugi seda ei ole kerge nagu teha, on ju, samm-sammud, aga mis on ja ma olen ise nagu kõrvalt neid samamoodi ka, et inimestel on, mul on nagu energiapuudus, ma olen nagu väsinud ja mida siis tehakse? Üks asi see, et osad, kes joovad kohvi, aga nad ei saa kohvist energiat, nad panevad sinna viislusikatäit suhkrut sisse, sest tegelikult nad saavad energiat suhkrust, on ju, või siis on kook või mingi lutsukas, näiteks hästi palju, noh, ma olen 20 aastat olen meditsiinis olnud, mul arstid-õed olnud, nendel on tüüpiline tegelikult see, et ega nad ei toitu nii tervislikult, absoluutselt üldse, nad kogu aeg töötavad, on ju, ja öötavad läbi. Neil kõigil on mingisugune see lutsukomm, mis on tegelikult mahl ja suhkur, on ju, on taskus ja siis pannakse, aga mis toitu sa sealt saad, eks ole, tegelikult mitte midagi ei saa. ja sellest sul nagu tekibki ja seost, et energiatase madal, et sa võtad suhkruga, noh, ma olen ise ka suhkru samamoodi, ütleme, mul on ühe Inglismaa, ütleme, sellise naise pühendusega raamat, mis ma ka messilt sain, ütleme, ja kuidas see juba kümmekond aastat tagasi saadud, ütleme, ja uuritud seda teemat, et noh, ta vist hakkab nüüd, ütleme, võib-olla Eestis ka jõudma rohkem, on ju, kõik need magusad joogid ja värgid, on ju, et see ongi see, et tegelikult sa pead toidust saama energiat, on ju, aga aetakse taga sellest, ongi sellest suhkrust ja mis sa sealt saad aga sellega ja see, ütleme, Jamie Oliveri nende retseptidega oli ja koolis ka kuskil, kuidas need harjutati neid köögivilju ja järjest ja tegelikult siis nagu isegi juba mingisuguse paari nädala tagant tehti nagu uurimus ka, et kuidas need lapsed nagu olid kodus, on ju, et nad tõesti, nad enam ei olnud nagu nii närvilised, nad ei kakelnud nii palju, on ju, nad läksid õigel ajal magama, on ju. Et noh, mitte ainult see ekraanide teema ei ole, vaid see, ütleme, tuleb sellest kõigepealt sealt seest, on ju, ja need, ütleme, USA mingid olid ka mingid sellised pereseriaalid lausa, kuidas emad nagu ei saanud oma lastega hakkama, on ju, ja siis võeti mingisugune tädi sinna, sellest tehti film, mingi tädi, kes hakkas siis, ütleme nii-öelda siis seda korda majja looma ja siis kantseldama ja see toidu teema jah, et noh, muidu siin eestlased naeravad ameeriklasi, aga tegelikult, kui sa vaadata siin lihtsalt seda poelettidel, et mida need sisaldavad ja kasvõi ütleme, noh, see ongi juba see liha seal juures on ju, millele ta on, noh, kala, kui ta on kasvatatud ja siis külmutatud ja toodud ja siis maitsestatud ka veel ei tea millega juba seal letis on ju, et siis, et noh, mida sealt kasulikku väga saab. See muidugi ei tähenda nüüd, et peaks söömise järgi jätma ja ainult toidulisandeid võtma süüa tuleb ka, aga selle kindlasti ka leiab, on ju, selle võimaluse, et kuidas nagu jah, ütleme, paremaid asju süüa. Ma peaks ükskord tegema eraldi terviseseminari, kus ma näitan palju, milliseid toidulisandeid ma ise söön, nagu mul tuli praegu mõte. Et siis vahest on see, et kui mõnikord kliendid, kes ei ole nagu kunagi harjunud, on ta kehasiseselt nagu nii-öelda hästi teadlikult mingil eesmärgil toetama. Ja siis ma ütlen, et tead, ma tegelikult soovitaks sulle praegu 3 asja. Siis neile tundub nagu niimoodi, nagu mis mõttes, noh, et nagu, et kas ma siis olen nagu nii katki või, või noh, kuidagi nagu, et mis mõttes, et ma siis sööngi nüüd ainult toidulisandeid või noh, nagu tablette nagu nüüd ainult söön või mingisuguseid neid kapsleid või niimoodi, et aga ma võin ausalt öelda, et viimase aasta jooksul ma olen suures osas enamus päevi päevas ma võtan 7 või 8 toidulisandit tegelikult. Ja see on täiesti teadlikult, see on nagu peenhäälestamiseks, ma nimetan seda, aga ma teen seda ka mingisuguste teatud uuringute järgselt. Selles mõttes ma ikkagi uurin, mis mu kehas on. Ehk siis näiteks, mida ma ise olen nüüd teinud, on juukseanalüüs, mineraalanalüüs tegelikult, mis näitab seda, et samamoodi nii-öelda see käib juukse nii-öelda värskelt kasvanud juuksest, nii-öelda värvimata selline puhas juus ja näitab sinu mineraalainete ja raskemetallide sisaldust juuksekarva sees. Mida see näitab? See näitab tegelikult seda, mida sinu rakkudel ainetena on olnud võimalik tegelikult kasutada päriselt. Sellepärast, et juuksed kasvavad ja seal on need ained sees, mida keha on saanud kasutada. Ja samamoodi ta näitab hästi huvitavaid dünaamikaid selle koha pealt,
mis aineid meie keha tegelikult kasutada ei saa. Sellepärast, et vahest võib olla ka niimoodi, et analüüsid näitavad, et sul on mingi tase hästi kõrge, aga tegelikult see hoopis näitab seda, et su keha hülgab toitained ja ta ei saa neid kasutada. Ehk siis minul endal on ka nagu oma teekond, kus ma nii-öelda iseennast nagu toetan, aga selle juures nagu selline baasainevahetust tahaks öelda nagu kiirendavad, toimetavad, nii-öelda toetavad lisandid on tegelikult paar tükki nendest. Ülejäänud on juba peenhäälestamine. Ehk siis tegelikult selline 2-3 väga kvaliteetset, väga teadlikult hoolega valitud asja on väga optimaalne absoluutselt igal inimesel täna. Eriti veel, kui sa ei ole toitumise osas nagu selline kõige teadlikumaid valikuid tegija võib-olla. On kindlasti ja vaata tõesti, et kui mul Eestis ka wellness stuudio oli, rohkem tegelesin seal kohapeal nagu inimestega enne Covidit veel kaalu alandamise ja kõige nende teemadega, noh siis tuli loomulikult ka see juurde, et mida siis, eks ole, nagu juurde võtta ja mina ise, aga noh, ma ütlesin ka, ma ei ole nagu Eestist, et ma olen neid leidnud ka mujalt, eks ole, Inglismaalt messilt ja tellinud USA-st ja teistest kohtadest ja mida Eestis näiteks ka veel ei olegi üldse, ütleme näiteks on resveratrool selline asi, on ju. Sina ilmselt tead seda ja vot seda ütleme juuste, seda analüüsi, seda testi ma tean ka samamoodi, aga noh, mina ütleme siis nagu kuskilt, ma lihtsalt endal, kui mul meditsiiniasutus, ma küll ütleme veresuhkrut ja neid kolesteroole ja hemoglobiin ütleme ja noh, neid igasuguseid muid D-vitamiini, kõiki asju nagu varem hakkasin ka kontrollima seal ja oma, ütleme seal nagu klientidele ka pakettidesse sai, ma arvan, et ma olin üks esimesi, kes hakkas seda töötervishoius nagu pakkuma, on ju, 2012, 2013, ütleme sellistel aegadel on ju neid välja, on ju, erinevaid võimalusi, et uurida lihtsalt mitte seda kliinilist verd. Aga mina nagu tõesti, kui ma need nagu ka kuskilt siis ostsin, need hüaluroonapped, kollageenid, ütleme, on mul nagu noh, no tuttavad ja igasuguseid muid asju ka veel. Et siis ma nagu proovisin kõigepealt enda peal, kuidas nüüd see või see, ütleme, toimib ja noh, ütleme tõesti, ma hästi nagu hoolikalt loen pealt ja uurin, mis ma veel ütlen näiteks nagu, mis on Eesti, ütleme, noh, ma olen iHerbist lihtsalt nagu tellisin, mis on nagu Eesti e-poodidel mingi tohutu miinus on see, et nendel on selle topsist esimene pilt, apteegis samamoodi. Ja mida ta sisaldab, sa sealt ei näe, on ju. Mitte ühtegi kohta ma ei ole Eesti e-poodi leidnud, kus ma näeksin seda tagumist külge. Aga vot ütleme, sealt sa leiad USA-s tõesti, USA-s on tegelikult on nagu toidulisandid ka väga range kontrolli all. On väga range kontrolli all ja samamoodi on, ütleme, need kalaõlid ja ütleme seal kasvõi ka see kollageen, ütleme ka, et millest sa võid raskeid metalle saada, et mille kohta tehakse nagu uuringuid ja sa pead vaatama ka, et ta ei olekski tegelikult see, et sa ei saa neid metalle endale, et sa pigem nagu kahju ei teeks. Et ma olen nagu selles suhtes neid ka tarvitanud aga väga hoolikalt ja klientidele samamoodi, siis kui ma ise nagu tunnen, et see nüüd ütleme toimib, siis ma samamoodi neid siis ikkagi nagu olen soovitanud ja soovitasin ja tellinud ja nüüd, kui ma paika saan, siis ma tahan seda jätkata ikka oma missiooni samamoodi. Mul on nii vahva tegelikult nagu seda sinu toimetamisi vaadata ja näha, et kui südamega sa asja juures oled. See ongi see, kui sa ise tunned, et sa oledki nagu mingi arusaamiseni jõudnud nagu mingi päriselt mingi tõeni vaata enda jaoks võib-olla mõnes mõttes siis. Ja kui ma näen, kui oluline see on nagu nende erinevate terviseaspektide koha pealt, et ja kui ma näen neid tulemusi, mida mulle saadetakse, noh, siis nagu see on nagu noh, see on miski, mis annabki selle arusaamise, et sa teed õiget asja, et sellest peabki rääkima lihtsalt, et sest inimesed otsivad vastuseid. Nojah, ja kas või ütleme seesama, eks ole, see detoks on ju, et noh, need ka, vot tõepoolest ma oleks nagu siis olnud huvitav, et kui ma neid e-raamatuid ja tegin ja järjest ütleme, tõesti mingi 3-4 aastat kodus ja tegin ise kogu aeg süüa ja turu pealt ostsin, ütleme, ja teatud kohad, kus ma ostsin. Et noh, siis oleks olnud ka huvitav tegelikult nagu teha seda, aga neid ei saa tagasi pöörata, on ju neid võimalusi on ju, ma siin nihelen, keeran ühtepidi ja teistpidi on ju ennast. Et see selle koha pealt ja, et nagu see on noh, niisugune selline sügav teema, ütleme nii. Ja ma arvan, et siin ongi võib-olla selle koha peal täpselt see õige koht nagu nii-öelda ots natuke kokku tõmmata. Ehk siis, kui sul on tunne, et sa tahaksid teada, mis seisus sinu raku ainevahetus on ju, kus seisus sina oled, et siis kirjuta siis Heivile või mulle ja samamoodi, et kui sealt edasi on seda toetuse poolt vaja, siis saame sulle selle koha pealt juhiseid anda, on ju. Aga siin on kõik on endal mikrofonid vaikse peal pealt, kas kellelgi on äkki küsimusi tekkinud siin võib-olla jooksvalt või mingeid oma kogemusi oskab jagada või on?